teenust sa pakud, kuidas inimesi aitad, miks see on see võib-olla täna siis laual olev optimaalsem viis, kuidas 2026 oma ellu rakendada ja nüüd paremuse poole viia just läbi toitumise ja sellise teadlikkuse? Ja, no nagu ma ütlesin sulle, et ma hakkasin tõde enda puhul otsima 5 aastat tagasi tõsisemalt, on ju, ja katsetama, proovima, ma olen vist kõik asjad enda peal läbi teinud elus mööda minnes mainides. Ja mida me siis täna nagu Freelissega teemegi inimeste heaks on, et me aitame tal siis tegeleda kogu komplektiga korraga, on ju. Ja siis me rääkisime, on ju, siin, nagu ma mitu korda juba öelnud, on ju, kõik see hormoonide teema, insuliini teema, põletikud kehas, mis iganes, kõik, mis selles suures komplektis on, unistress, kõik, et inimesena tuleb tegeleda kõigega. Ehk siis mitte ainult ühte asja vaadata, kalorid on ju, aga kõike. Ja mida me siis Freelissega aitamegi inimesele, et me küsime tema kohta infot, on ju, ja siis me paneme talle paika selle põhjal soovitusliku päevaplaani, on ju. Seal on loomulikult üks osa on toidud, on ju, hormoonid, jagame talle erinevate toitude juurde häkke, mida ta teab, kuule selle toidu puhul jälgi seda, on ju. Me soovitame talle kõik valgukogused, kõik harjumused, vitamiinid, okei, sina, ma ei tea, sul on uneprobleem, on ju, kuule, võta seda, on ju, võta, ma ei tea, õhtul enne magaminekut, söö 2 kiivit ära, on ju, aitab sul paremini magama jääda. Et justkui anname natuke personaalsemalt sellise lähenemise. Ehk mitte ainult see, et kuule, sinu kaloraaž päevan on 1200, on ju, vaatad, sa sellest üle ei tohi minna, on ju. Aga üks asi on see toidu osa, loomulikult, nagu ma ütlesin, et portsjoni kontroll on mingis määras ikkagi okei, on ju, et loomulikult, kui ma istun hommikul maha, õhtu lõpetan, on, hakkan sööma, päevata söön, on ju, ilmselt ma tõmban üle, on ju. Ja anname talle sellise konkreetse plaani, et kuule, näed, see oled sina täna siin, on ju, sul on mingid sümptomid ka, võib-olla sul on kõrge vererõhk, on ju, soovitame jälle spetsiaalsed lisandid, on ju, et hästi nagu personaalne, tekib selline plaan inimestele, saavad seal siis neid märkida tehtuks, anname talle tagasisidet, kuidas tal on läinud, ka oleme välja mõelnud sellise skoori, ma kutsun seda, saada kalorid kuu peale skoor iga toidu juurde, mis siis näitab seda, et kuule, et okei, et kui sa seda toitu sööd, on ju, kas ta on punases, kas ta on rohelises, on ju, sõltuvad siis sellest, kui põletike tekitavad on, kuidas seal see veresukrutase kõigub selle toidu tagajärjel, kui palju ta sinu kõhtu täidab. Eks anname sellised teatud sellised personaalsuse ja mõõted nagu juurde. Ja häkid ka, nagu ma ütlesin, on ju, et kui sul on ikka mingi toit, mingisugune kaeraelbe puder, on ju, siis me ütleme sulle, okei, kuule, sõbrakene, et see on, ma ei tea, söö sinna ette 2 muna, natukene juurikaid, on ju, tekita see sõel sinna ette, et hiljem söödud süsivesikud ei pääseks nii palju kurja tegema. Ja ütleme selline kompleksne lähenemine, et me vaatame inimest kui tervikut ja lähtume temast just personaalselt, on ju. Versus see, et mul on kõigil üks, on ju, ja näed, hakka toimetama, pane ajama. Mis on võib-olla natuke eelmise teemaga nagu Freelissega jätkama, aga et mis on üks suurimaid müüte, mida sa tänases ühiskonnas näed ja oma klientide tagasisidet ka võib-olla nagu koged või ei ole kuulnud, kus inimesed tulevad ja laiatavad sulle, et võt näed. Aga ma usun seda, et mis on see suurim müüt või selline vale tõde, mis väga jõuliselt siin hõljub? Kõige suurem müüt on see, et kalor on kalor. Minu jaoks. Mis see väide tähendab, kalor on kalor? Kalor on see, et vahet pole, kas sa saad oma 500 kilokalorit Coca-Colast või sa saad 500 kilokalorit brokolist. Ehk siis juba ükskõik, see ei pea olema isegi mingisugune biokeemiku haridusega saamaks aru, et see toime kehal on kardinaalselt erinev. Et see on pigem selline peamine, sest tegelikult seda siiamaani taotakse, et see nii on nägemata, et see kehad ei ole päris nagu kalkulaatorid. Sisse välja. Ja, aga see ongi selle pealt, et võetakse hästi basicult, et 500 on 500 ja 500 on 500 söö siis enne või joo. Et see on, ma usun, et see on üks kõige suurem müüt. Loodan, et kuulajad, kes kuulavad, siis ma loodan, et Heiki, mida täna siin räägib teile selle orienteeruvad 1,5 tunni jooksul raputab ja mõne mõttes paneb nagu
ma loodan, et trigerdab ka, mulle hullult meeldib, kui on saated, mis panevad mõtlema ja sunnivad endasse ka vaatama, et aga ei mulle, niimoodi ütles ja ma lähen, kurat, ma lähen vaatan järgi kohe, kus ta räägib seda infot. Kuule, kusjuures mulle üks müüt meenus veel. Nii. Jällegi fitnessi müüt peamine on see, et hommikul peaksid sööma rohkem süsivesikuid ja õhtul vähem. See on kõige hullem jama maailmas, mis täna, ma ütlen, kui sa hommikut, ma olen seal olnud, nagu ma ütlesin, kõik asjad, mis ma räägin, ma olen seal olnud. Hommikul sõin oma kaerahelbe pudruveega tehtud, on ju, panin rosinaid ja banaaniviile peale, on ju, kõik fitnessi aegrid juba ütlesid, on ju, et kui hommikul söödud süsivesikud, õhtul ma nii-öelda või päeva jooksul kulutan ära, on ju. Noh, tulemuseks on see, et insuliin läheb hommikul, veresuhkur läheb lappesse, juba 2 tunni pärast on sul nälg, uni, väsimus või siis kunagi käisin koolis, on ju, sõin kooli päevapraadi, mis seal lõunal pakuti, koolitoitu, on ju, noh, kes seal sul valgu peale keskendub, on ju, kartul ja kaste ja mingi jahukaste, on ju, ja mõtlesin, mis jama see on, et ma lähen tundi tagasi, just sõin, on ju, selline uni on peal, et nagu jää magama. Et hommikusöök, see on jällegi üks nipp, kui inimene peaks ühe nipi siit kaasa võtma, see, et hommikusöök peaks olema kiudaine, valgu ja rasvarikas. Ehk siis kiudained üldiselt, mina saan neid mingit juurikatest, jällegi üks hull asi, mida ma jälle 5 aastat tagasi ei kujutanud ette, et ma igal hommikul, üldiselt ma peaaegu iga toidukõrvale teen, aga ma vokin mingeid juurikaid. Brokkoli, lillkapsas, porgandid, paprikad, sibulad, mingid asjad, et ma mingi juurika vokin endale kõrvale. See on parim häkk maailmas, mida üldse teha. Saan sealt kiudained, on ju, saan sellist mahtu, saan vitamiine ja mineraale ka loomulikult, on ju. Valku ma tavaliselt, kui ma võin rääkida, mida ma ise hommikul söön, on ju, alati ma see köögiviljavokk, on ju, siis ma alati, ma võtan 3 muna, ma hull munabänd ja see, et munast on tingitud sinu kõrge kolesterool, see unusta ära, see on hoopis tingitud sellest, et sul on liiga palju suhkrut, aga see selleks 3 muna, kuna sealt saab ainult 18 grammi valku, ma tahan valku juurde saada, ma tavaliselt lisan siis mingisugust kodujuustu, lisan sinna vahepeal teen mingit hakkliha kõrvale, vahepeal panen juustu, saan sealt valku juurde, siis võtan ka rasvu, tavaliselt alati mingi avokaado või pähklid, seemned, mikrobiomi jaoks alati kimchi, mulle meeldib kimchi, mõni joob keefiri, on ju, ja kindlasti kvaliteetset extra virgin oliiviõli panen peale ja selline üllatavalt suur kombo ja kui ma tahan siis süüa mingit süsivesikut, on ju, kas see on siis näiteks, ma tihtipeale söön kiivisid hommikul ja võtan siis alati, ma suhtun siis süsivesikutesse kui magustoitu. Ehk siis ma söön seda toidukorras alati viimasena. Kui kõik see muu kraam on juba ees, on ju, see on ka jälle häkk on see, et kui sul alustad süsivesikute söömisest, on ju, siis veresuhkur läheb üles, mis sest, et sa pärast oled söönud neid muid asju, versus see, et sa alustad sellest, et sa sööd need valgud, rasvad, kiudained kõigepealt ette ja siis süsikad kõrvale või hiljem peale, on ju, siis see tegelikult see 2 samasugust toitu annavad sulle hormonaalselt täiesti erineva tulemuse. Et jah, et hommikusöök, kui sa unusta ära see igasugune veega tehtud kaarelvepuder, et kui sa tahad putru süüa, siis jälle tekita see sõel sinna ette, tekita need juurikad, need valgud, rasvad sinna ette ja siis ma võib-olla putru söön 2 korda kuus pühapäeviti ja siis ma hoolitsen selle eest, et ma ei lase seda lappesse. Ja tegelikult samad põhimõtted on mul ka muude toidukordade juures, et ma alati vaatan seda, mis siin on ju, mis järjekorras ma seda sööksin, mis on siit puudu, mis mu veresuhkur teeb, on ju, ja sellest ma siis aga tundub aru keeruline, kui sa enam tead, kus sa neid süsivesikuid saad, on ju, siis oskad ka seda kõike ajastada ja teine oli täpselt see, et me vahepalana või eraldi tühja kõhu peale kunagi ei võta mingit puuvilja või midagi süsivesiku rikast. See on lihtsalt see teadlikkus, mis tekib ajapikku, on ju, et tuleb lihtsalt ennast harida kurssi viia ja mõne mõttes hakata siis seda praktiseerima ja lõpuks jääb see heas mõttes robotlikult ka külge, on ju, mingid harjumused. Ma ise olen elukaaslasega hakanud smuutidesse panema musta uba. Nii valgu kui kiudaine. Smuutides niigi on kiudaine kõrge taga, et valgu mõttes ka, et kui pulbrit ei kasuta või ma ei tea, pähklipäeva siis sisse ka ei pane, siis mõnikord paneme, aga mustad oad ja purk, et ta ei muuda maitset. Et see on hästi kihvt kogemus olnud. Ja ta täidab kõhtu ka oluliselt rohkem kui lihtsalt banaaniga mingit marju kokku segada. Kindlasti ja mustast toast tehakse ju mingid braunid ka, vaat. Ja, just. Ka ei anna sellist maitset, ma arvan, see on väga fine. Et see tegelikult on hästi palju varjatud toiduaineid, millega inimesed võib-olla igapäevaselt ei ole sõbrad, mida tegelikult saab peita ja implementeerida, et lihtsalt täita neid mingeid siis puudujääki tekitava segmente, aga samas ei ole seda kompromissi, et
nagu rõve on, et jah, kui sa tuimalt uva sööd võib-olla ju brookolit, siis kui sa pole harjunud sellega, siis on ebameeldiv, aga see on maitsemeelte ju mõne mõttes rikutuse tase, et tegelikult ju harjuvad maitsemeeled päris kiiresti adapteeruvad. Mis sul seal veel on? Smoothides. Banaani paneme, marju paneme, mingid seemneid. Ma ise panen tihti kas indiapähkleid või mandleid, mitte nüüd metsikult, aga natukene. Annab mulle rasva ja natuke tõstab valgukogust. Sa oled vegan? Jaa. Kalet paneme. Mis veel? Mingid rohelist, mingid pulbrid, mingid matša? Ei, nagu mingi rohelistest mingi segu, mitte herbs, aga mis on see õige termin inglise keeles on, mingid erinevad kalelised ja tumerohelised, mingi segu on ju, spiruliinad asjad. Ma ei teagi, ustuba paneme sinna tatleid, värskeid, mõnikord viskan magususe mõttes ja see on siuke standard võib-olla, mitte igapäevast, aga kui smuutit teen. No smuutidega on selline huvitav asi, et mina smuutisid väga tihti ei tee, aga just sellel põhjusel, et jälle hästi huvitav uuring tehti, kuskil oli mandlitest. Paljud inimesed söövad mandlivõid, on ju. Üks on mandlivõi, teine on siis tavaline mandel, krõmpsud. Mulle ka ilmselt meeldib see mandlivõi nagu rohkem. Ja tehti uuring, kus siis võeti äkki 100 grammi mandleid ja võeti siis samas vääringus mandlivõid ja vaadati, kui palju keha sellest kaloreid kätte saab. Ja kujuta ette sellest juba töödeldud kujul mandlitest, mandlivõi kujul. Keha omastas kuskil 40% rohkem kaloreid versus see, et sa sööd tervet mandlit, on ju, sa ei purustada ta niimoodi ära. Ja vaata huvitav on ju, et kuule okei, et kui mul on valid, on ju, ja et siis ma söön selle mandli nagu tervena. Loomulikult paljudel ei ole vahet, on ju, aga see põhjus on selles, et ta on lihtsalt kergesti omistatav, ta on juba nii lõhutud. Ta on juba nii lõhutud ja ütleme, kui ma miks mina smuutit tihti veel ei söögi, et seal ei joogi, ongi see, et seal on kõik need... Ta on liquid kalorid, ta läheb... Liquid on ju, ta on üks väga lihtne tarbida on ju, teine on see, et ta läheb väga kiirelt ka nagu läbi ja keha ikkagi omastab seda asju nagu rohkem. Ja tihti peal need kõik nagu hakitakse ka need kiudainet seal korralikult nagu ära on ju. Aga jällegi, et kellel, jällegi veel kord, kui sul on kiire ja sul tunned, et see täidab sul kõhtu hästi, sul on seal mingid ohad sees on ju, ei ole probleemi. Kui ta on ainult banaan ja vesi on ju, siis läheb nagu jamaks on ju. Et siis on nagu fine, et alati kui on minu puhul, kui ma ennast nagu vaatan, kui mul on valida, kas ma puuvilja number 1 söön tervena, originaalkujul, number 2 smuutis ja number 3 mahlas on ju, siis ma valingi selle järjekorrad kõigepealt siis. Mul on võimalik, kas kõigepealt siis see on terve puuvilja, siis on smuuti ja kolmas on siis mahl, kus on ilmselt kõik enamus kiudained nagu välja pressitud. See kiudainete teema on ka nagu huvitav, et seda ka, kõik arvavad, et kiudainet saab ainult täistera saiast, on ju. Tegelikult nagu ma ütlen saia ja nisutooteid väga tihti üldse ei söö, siis mul on 40 grammi kiudainet päevas on nagu ülilihtne saada. Väga lihtne saada. Natuke lihtsalt pead nagu võib-olla teadma, et kust sa neid saad, aga see on tõesti väga lihtne. Räägime sellest võimalusest, mille sa loondalad inimestele ka. Ehk siis see sama sinu sul on 4-nädalane minikursus, mille nimi on saada kalorite lugemine ja toidu kaalumine, et mitte saada, vaid saada kalorite lugemine ja toidu kaalumine kukele. Ja sul on lisaks sellele koos tuleb ka tegelikult ju ligipääs Frillis äpile. Räägime korra sellest äpist, natuke rääkisid ka, aga räägime 4-nädalasest minikursusest, mida sa oodata on, mis on see individuaalne panus, effort, millega ma arvestama pean, et ei tekiks seda tunnet, et liitusin, hüppan sisse ja nüüd mul on panen kinni ja rohkem ei tule, sest nii overwhelming. Et mis ma saad, mis mu panus on ja mis see maksab ja siis hõikame sooduskoodi välja ja siis kus ta saab ka ehk koduleht. Miks ma nagu, mul on mõlemad asjad töötavad ka nagu eraldi, aga ma nüüd otsustasin nad liita kokku just väga lihtsal põhjusel, et tihtipeale on nende igasuguste äppide ja keskkondadega see, et inimene visatakse sinna sisse, on ju, konteksti ei anta, on ju. Inimene mõtleb, okei, oota, mis siin mingid, kuule, et mine nüüd hommikul jalutama või ma ei tea, kasuta õhtul, ma ei tea, pimendavaid kardinaid, mis jutt see siin on või võta mingeid toidulisandeid, on ju. Et siis... et anda sellele kõigele nagu selline kontekst juurde ka, et miks me neid asju teeme, kuidas oma keha muuta, kuidas saada sellest kalorite lugemisest lahti, on ju, siis see minikursus justkui ongi, see on 4-nädalane minikursus, on ju, kus ma siis tegelikult number 1 videote näol seal keskkonnas sees, annangi sulle ära kõik olulisemad sellised punktid, mida jälgida, häkid, trikid, kõik, mida kasutada, kuidas sul siis
veresuhkur nii palju ei tõuseks, kuidas magada nii, et su nii-öelda hormoonid lappesse ei läheks ja nii edasi, et kõik selle info justkui pressin sulle siis mingisesse sellisse formaati, vaatad oma videod läbi iseenda tempos on ju, teed seal erinevaid tegevusi, mul on seal mingid igale nädalale kantud mingisugused sellised nii-öelda tegevused, mida teha lisaks sellele nii-öelda sinu personaalsele tegevusplaanile, mis sul niikuinii Freelist keskkonnas on. Nagu näiteks? No ongi see, et see soolane hommikusöök on ju, siis mine jalutama, siis on sul äkki mingi toidulisand on ju, mis on sinu spetsiifiline, siis on sul kui sa oled väga stressis, tee mingi meditatsioon, annan sulle mingisuguse mingi video sinna ette, mille järgi teha. Aga ma ütlen, et need teekonnad ongi siuke ma kutsun seda roadmapiks, kus ongi see, et sul on nagu täitsa visuaalne teekond, sinu päev on seal kirjas, kõik sinu tegevused, mida meie siis soovitame, loomulikult sa ei pea neid kõiki tegema, on ju, aga sa võiksid need nagu teha ja vaadata, mis su kehas siis muutub. Et aga jah, selle nii-öelda selle minikursusega ma just annangi selle, sa saad aru, miks need asjad on, kuidas su keha töötab ja see on jälle see, et mida tegelikult mitte üheski raamatust ei räägita veel. Kindlasti neid tuleb ja neid tekib juurde. Keeruline sõna on nagu biohacking või biohäkkimine, ma ei tea, kui palju sa sellest oled kuulnud. Ilmselt oled, on ju, kui sa selle valdkonnaga kursis oled. Praktiseerinud mingid asju. Põhimõtteliselt ongi, ma ütlen, et see, kes tahab nagu peenemaks minna, et ma pakun sulle sellise biohäkkimise nagu teekonna päeva jooksul. Täpselt, et seal on ju jällegi, millele mina kunagi ei osanud üldse tähelepanu pöörata, on uneteema, on ju, et uni ei ole see, et sa oled õhtu magama ja hommiku ärkad, vaid seal on nagu väga palju, kuidas seda und parandada, mis häkke teha, ma ei tea, 3 tundi ennem ära söö, on ju, ära vaata ekraane, pimendavad kardinad, kasuta näiteks punase klaasiga neid sinist valgust blokeerivaid prille, neid asju on tegelikult väga palju. Jahetuba, need lihtsalt häkke on tegelikult palju, mida tegelikult inimesed ei arva, ei kasuta ja arvavad, et see on nagu vähe oluline, aga tegelikult see on nagu mega oluline. Ja ma täna nagu näengi, et need kaks asja kokku panduna, et Freelist on nagu justkui tööriist, on ju, mis annab sulle siis nagu mingit, seal on üle 600 retsepti, on ju, sa näed neid erinevad skoore, saad ise retsepte luua, panna seal, teha toidust pildi, saada tagasisidet, mis selle saada kalorit kuu peale skoor on ja pidev feedback, et asja mõte ongi see, et sa ise mingis mõttes õpid ka, saad aru, et kuidas asi käib, et mingil hetkel, kui seda Freelist ei ole, on ju, sa tead, mida sa teed, sa lähed restorani, on ju, sõpradega, kuule, mul on siin need asjad, on ju, ma tean, et ma teen siin, kasutan neid häkke. Et ja ma olengi näinud, et jah, need kaks asja kokku panduna töötavad nagu kõige paremini, aga see on sealt 4 nädalat, jällegi alusta siis, kui sina tahad, ei ole nüüd mingit nii, et 1. jaanuar alustame, vaid pigem on see, et vaata omas tempos videosid, liitu, tee tegevusi, märgi neid, siis meil on siin natuke ka animeeritud teekond ka, et sa paned siis märgid tehtud, sa kogud punkte, võidad auhindu, selline, sul on oma hingeloom, kes sa siis hüppab, kargab, ma ei tea, kas sa vaatasid või vaadanud, aga põhimõtteliselt jah, sa kõigepealt saad teada, kes su hingeloom on, mul on näiteks laiskloom, on ju, siis kui sa saad oma punktid täis, on ju, tekiks harjumus, on ju, siis hakkab hüppama seal ja hakkavad need õhupallid lendama, et natuke sükene, mul siuke sõjaväeline kord üldse ei meeldi ja ma tahaks asja natuke lõbusamaks teha ja funimaks, et sükene, kui keegi ütleb mulle selline by the book mingid asjad, et see on nagu, mulle üldse see ei meeldi. Ja lisaks nendele videokoolitustele, mis seal siis sees on ja nende tegevustele on seal siis ka, me teeme live koolitusi, kas siis 2-3 korda kuus, kus ma siis ise räägin või vahepeal on vahvad külalised. Näiteks jaanuarikuus ongi meil nüüd, küll siin inimesed kasutaja kuuleb seda nii-öelda jaanuari lõpus on ju, aga meil siin eelnevad koolitused näiteks oli just Sergei Saadi tegi ühe koolituse, Kaia Kardma tegi koolituse. Kaia on lahe. Kaia Kardma on nahaspetsialist. Kõik mu saates. Väga pikk saade. Et see oli huvitav, et ma Kaia kutsusin ka ükskord ühte ühiskoolitust tegema ja siis mina eeldasin, et ma saan Kaialt, meie kuulajad saavad Kaialt siis mingisuguseid kreemisoovitusi. Hei, täpselt sama, mida mina siin räägin, sinu naha paranemine algab seest, põletikud, omega-3 rasvapped, uni, stress, et see, et sa arvad, et sa mingit möksi endale näkku paned, on ju, see midagi su lahendab, ta võib seda sümptomit leevendada, on ju, aga ta ei lahenda seda probleemi olemust. Ja siis jah, et ma ütlen, et see kursus on avanud nagu väga paljude inimeste silmad, et mis mõttes ja need tagasisidesid ka seal lehel on päris palju häid, kes
kes see 4 nädalat nii-öelda läbi on teinud, mõni on teinud kiiremini, on ju, videot vaatab läbi ja hakkab praktiseerima, aga noh, oluline ongi see praktiseerimine ka, et sa hakkad neid häkke nagu kasutama, et ei ole mõte see, et sa võtad kõik häkid, mis sul vähegi on ju, Eiki käskis on ju, hommikust õhtuni paned hullu, pigem ongi see, et okei, mida ma siin saaksin kasutada. Ja noh, meil on seal kogukond, küsitakse nõu, antakse nõu, et selline interaktiivne nii-öelda keskkond. Alates igast saad oma, kuidas sa ennast tunned, saad nii-öelda süsteem suudab ka nagu mingis mõttes lõpus kokku panna, et kuidas mingid toidud sulle mõjuvad. Kuule, me leidsime, et sul on mingi see, teed siin sellist asja, on ja see sulle üldse nagu ei lähe, on ju, et ajab sul mingi asja lappes, see tekitab energialangus, et jällegi natuke võtta seda komplekssemat seda inimest, et mitte ainult see kalkulaator. Ja mis see pakkumine on meil ja kust lehelt seda osta saab ja kuidas koodi sisestamine käib? Ütleme, pakkumine on siis selline, et kui meil tavahind on koos minikursus, koos siis aastase Frillis liitumisega on 59,95 €, siis sooduskoodiga Chris33 saad sa paugust kogu kupatuselt siis 33% alla. Ja nagu ma ütlesin, seal loositakse välja auhindu, seal tulevad boonustena veel kaasa mitu minu sellist suhteliselt mahukat e-raamatut ja seal on nagu komplekt on päris muljetavaldav. Ja võib-olla see lingi teema, kas me saame sulle panna selle kuskile siia see ilmub ekraanile. Jah, et meil on spetsiaalne link, kust kaudu sa siis ideaalis võiksid sisse minna. Et kui mu mälu nüüd ei peta, siis on frillis.com, nädala sidekriips kursus. Aga me saame selle siia kuvada. Ja paneme. Ja on kirjeldus ka olemas. Jah, et sealt saad siis kohe ligi. Ja ma garanteerin, ma annan siin oma garantii juurde, et see muudab sinu elu. Et kui sa oled avatud meelega, et noh, siin on täpselt see, et mis ma olen siin eluaeg kõike kaalunud ja siis nii on nagu raske, on ju. Ole avatud meelega, praktiseeri neid tegevusi, neid harjumusi, võtta õigeid vitamiine, mineraale, see on muidugi omaette teema juba, et me ei saa toidust enam ammu kätte kõike, ma kunagi arvasin, et kui me kõike nüüd siin mitmekesiselt sööme, siis me saame kõik toidust kätte, see on selge, et tegelikult täna peame teatud lisandeid juurde võtma. Kuldne kolmik on D3 plus K2, magneesium erinevates vormides ja omega-3 rasvhapped on ju. Et pluss siis erinevad siis sümptomispetsiifilised, sinuspetsiifilised asjad ka. Aga jah, et ma reaalselt garanteerin, et see muudab sinu elu ja kui ei muuda, kasu ei saa, siis on ka 14 päeva raha tagasi garantii. Küsimusi ei küsi, maksan tagasi. See on no risk lihtsalt. No risk, jah. Ja no riski puhul on alati see huvitav, et ma selles mõttes tunnustan Heigit ka, et no risk kuuled vaata, kellel on kogemus ja kellel ei ole kogemus, siis no risk ehk garantii, tagasiraha garantii. Seda panevad välja ka inimesed, kes teavad, et see töötab. Sest et üldiselt neid nii-öelda tagasi raha küsimisi ei ole väga palju selliste asjade puhul. Vähe on jah, väga üksikud inimesed. Ja see on ka nagu paratamatus ikkagi on alati neid, kes tahavad, eks ole, aga üldiselt see näitab seda, et seal on midagi, millel on väärtus ja mis sind päriselt ka aitab. Ja mul tekkis küsimus ka, sa korra vastasid isegi praegu siin enne sellele, kui sa hõikasid välja see no riski, et mis ja mitte just selle pealt, et haipida üles inimest või tekitada mingid meeletud ootused, sest ootused tihtipeale on need, et sa inimeseks pettuda, aga kui võtame selle pettumuse koha välja ja räägime ainult ootustest, siis mis võiks olla potentsiaalid, mis inimese elus muutuvad, kui nüüd läbi tõesti liitub ja sinna panustab järgmise paar kuud, mis on see, mis tema elus muutuda võiks, mis sinu elus samuti muutus? Mulle alati meeldib öelda, et see kehakaal justkui nagu boonus, vaata mulle ei meeldi see kehakaalu nagu üle võimendamine, et mida ma saan garanteerida, et muutub energiatase, tuju, uni, stressitase, need on 3-4 asja, mis alati muutuvad, väga suure tõenäosusega muutub, kui sinu nahk paremaks, on ju, me räägime sisemisest sellest kõik need keha, kui sa keha toidad, on ju, eriti naisterahvastel ka kõik lihasmassi säilimised, on ju, mis on eriti probleemiks muutuvad juba vanemas eas perimenopausis ja menopausis, on ju, et
ja kehakaal tuleb sealt ka nagu suhteliselt korralikult alla, just kui sa seda insuliini hakkad korrigeerima. Kehakaal tuleb kaasa, sõltuvalt kummale poole sa keha seespool viid. Jah, et see kehakaal on, ma ütlen, et pole lihtsamat asja minu arust täna, kui kehakaalu langetada. Paljud naised veel vaidlevad vastu mulle, aga tulge ja proovige. See on nagu, kui sa teed neid asju, nagu vaatad komplekssemalt ja sa teed neid harjumusi, et mitte ainult seda toitu, vaid neid muid asju ka, siis su keha hakkab nagu paremini tööle, su hormoonid hakkavad paremini tööle, su keha hakkab paremini koostööd tegema, stress väheneb, kaasa arvatud paranevad hormoonid ja see on niisugune nagu jällegi, ei ole võimalik võtta nagu seda legost nagu ühte tükki välja, paneme selle lego koos kokku, kasutame neid tööriistu ja see töötab. Okei, võib-olla sul on vajab natukene seal mõned nädalad aega, et keha ei muutu ka üleöö naksti, vaid pigem vajab natuke aega, aga see muutus tuleb, tee oma asjad ära ja tuleb.